leidsin mahajäetud tiigi, mis oli täis kõige hullumeelsemaid relvi, mida me sellel kanalil kunagi näinud oleme. See tiig asub minu linna ühes kõige ohtlikumas piirkonnas ning kurjategijad kasutavad selle tumedat vett varastatud relvade ja esemete peitmiseks. Paljusid neist relvadest kasutatakse kuritegudes, seega on väga oluline, et me need tiigist välja tooksime ja õigetele ametiasutustele üle annaksime. Ja selle kõige tegemiseks on mul maailma suurim magnet, nii et kui seal all on midagi metallist, tõmbab see selle ülesse. See tiik on ka täis alligaatoreid, nii et ma pean lootma, et midagi ei lähe valesti ja ma ei satu sinna vette. Kas sellel kail on üldse ohutu seista? Ma ei tea, ilmselt, olgu. Siis paneme magneti vette ja vaatame, mida leiame. Vau! Kuule vend, ma viskasin just esimese viske. Oh issand, ja magnet jäi juba millegi külge kinni. Ma ei tea, kas me saime midagi kätte või on see lihtsalt oks, aga ma vaevu suudan seda liigutada. Oh issand, ma ei tea, mis meil on, aga see on kinni otse kai all ja ma ei suuda seda välja tõmmata. Nii et ma arvan, et ma pean lihtsalt andma sellele kõige tugevama tõmbe, mis ma suudan ja lootma, et see tuleb lahti. Oh, sain selle kätte, sain selle liikuma. Lähme. Oh, tule siia. Oh issand, oh issand. Me saime neetud noa, meie esimene vise. Kas sa teed nalja? See oli minu esimene vise vette ja me juba saime ühe kõige hullumeelsema välimusega noa, mida ma kunagi leidnud olen. Oh issand mees, see on täiesti pöörane. Vaata seda asja. Kurjategijad varastavad noad või panevad toime kuritegusid nugadega ja kui nad on lõpetanud, viskavad nad noa lähedal asuvasse veekogusse, et sellest lahti saada. Ja me leiame sellel kanalil tohutult palju nuge ja õnneks minu jaoks on mu sõrmejäljed sellel kõikjal peal, mis on ideaalne, täiesti suurepärane. Selle noa leidmine oli tõesti hea märk. Nii et me viskame magneti täpselt samasse kohta ja vaatame, mis seal veel all on. Vau, ma sain mulda! Ma sain mulda! Oh sa püha taevas, tule siia, mul on puu. Oh sa püha taevas. Oh, see sai mu kätte. Ai, puu võitleb vastu. Tule siia. Oh sa püha taevas, see lendab tagasi ja lööb mulle näkku. See on nii hirmus. Oh sa püha taevas, okei, meil on see käes. Vau! Oh sa püha taevas, ma sain puu kätte. Oh sa püha taevas, see ei saa ometi tõsi olla. See neetud magnet lendas köie otsas puu sisse. Noh, see lendas puu sisse ja siis kukkus vette. Paistab, et meil pole enam magnetit. Ma ei teagi, mida teha. Sellist asja pole kunagi varem juhtunud. Me pole kunagi magnetit kaotanud. Tiigis, mis on täis tumedat vett, relvi ja alligaatoreid, rõhutan veel kord, alligaatorid, need hiiglaslikud roomajad, kes söövad inimesi. Ma ei lähe sinna sisse, arvestades, et mul pole varumagnetit. See oli mu ainus magnet. Ma pean vette minema, mul pole muud valikut. Ma pean minema alligaatorite vette. Arvestades, et see oli mu ainus magnet ja mul polnud varu, oli mu ainus võimalus minna vette ja otsida seda käsitsi. Ja nagu ma enne ütlesin, on see vesi täis alligaatorid ja suuri kalu. See oli tõesti viimane asi, mida ma teha tahtsin, aga kuna mul polnud muid võimalusi, tuli vette minna. Ma läksin. Kas sa oled selle ujumise üle elevil? Mida sa mõtled? Kas ma olen selle ujumise üle elevil? Ei, ma ei ole oma ujumise pärast elevil. Ma ei tea, kuidas. Iga kord, kui ma uurimas käin, lõpeb see sellega, et ma ujun koos alligaatoritega. Et leida magnet, peab ise magnetiks saama. See on nii pagana sügav! Ma ei tea, kas te kuulete seda, aga ma olen vees, kus on alligaatoreid. Ja taustal kõlavad püssilasud. Siin toimub tõeline kuritegevus. Sellest saab aru, et oleme heas piirkonnas, teate küll. Ja mis puudutab mu magnetit, siis ma ei tea, kus see on. Ma üritan jalgadega ringi kobada, et näha, kas saan selle oma varmastega kätte. Mis pagan just liikus? Ma haarasin millestki ja see liikus. Ma ei taha siin olla. Ma tõesti ei taha siin olla. Kuulge. Mis see on? Miks see limane on? Okei, ma haaran varvastega midagi limast. Me toome selle üles. Okei, see oli lihtsalt mingi löga, pole midagi. Mis see on? Mees? Sa püha taevas, mida ma just leidsin? Ma just leidsin siit nagu mingi märgi või midagi sellist. Võta kinni. Ma leidsin mitu pehmet olendit ja märgi, aga ikka veel pole mu magnetist jälgegi. Kas see ongi see? Kas see ongi see? Ma upun. Meil on see! Me saime magneti kätte! Lähme! Mees, ma ei suuda uskuda, et me selle leidsime. Ma ei arvanud, et me kunagi mu magneti uuesti leiame. Ma olen praegu nii õnnelik, kütid, ja ma tegin seda kõike, ilma et ükski alligaator oleks mind rünnanud. Lähme, okei, aidake mind sellest tiigist välja. Kallis murru! See on ilus! Ma lihtsalt tukastan siin natuke. Ärka üles! Meil on veel video teha.
Okei, ma olen üleval. Ma ütlesin teile, et magneti leidmiseks pead ise magnetiks saama. See on ainus viis. Sa pead mõtlema nagu magnet. Sa pead mõtlema metallilisi mõtteid. Mis see üldse on? Ma leidsin selle varvastega, kui ma magnetit otsisin. Vabatahtlik tuletõrjuja. See on lahe. Ma arvan, et see on mingi vana silt. Ma pole kunagi varem sellist leidnud. See on esmakordne. Ma ei tea, kui vana see silt on, aga vaadates teksti ja joonistust võib see asi olla umbes 100 aastat vana. Kes teab, see on lahe, ma jätan selle kindlasti endale. Vaatame edasi ja vaatame, mis siin veel on. Võib öelda, et peaksime sellele veel ühe võimaluse andma ja seekord mitte puu pihta lööma. Olgu, hakkame pihta. Vau! See oli täiuslik vise. Täpselt sinna, kust me selle sildi ja noa leidsime. Kui siin midagi pole, olen tõesti üllatunud. Ei, ma arvan, et ma tegin midagi valesti, kutid. See on praegu kinni selles torus, mis on B-s. Ma ei tea, kuhu see toru viib, aga see tundub tähtis ja see on magneti küljes kinni. Ma üritan seda üles saada, aga see ei taha sellest torust lahti lasta. Nad on nüüd nagu parimad sõbrad. See toru paindub päris hullult. Issand, ma võin selle lihtsalt katki teha. Vabandan väga selle toru omaniku ees. See on kena välimusega toru. Mis see on? Selle küljes on midagi valget. Kas see on osa sellest... Ei, see ei ole toru osa. Issand, mis see on? Seal tuleb 2 asja välja. Need on noad. Issand, need on noad. Teate, issand, ma ei suuda uskuda. Me leidsime just veel 2 nuga. See tähendab, et 3 nuga 2 magneti viske peale. See on uskumatu. See tiik peab neid täiesti täis olema, kui me neid niimoodi üksteise järel leiame. See ei ole normaalne. 1 nuga, see on normaalne. Inimesed kaotavad asju, aga 3 nuga, see on väga kahtlane. Olge ettevaatlikud, kutid. Mees, see on nii hirmus. Vaata, kui roostes see asi on. See on nuga number 1. Olge ettevaatlikud. Olgu, see võib sinna jääda. Ja nuga number 2. Ma võin ainult ette kujutada, kuidas 2 nuga siia järve sattusid. Ma mõtlen, võimalusi on lõputult ja ükski neist ei ole eriti hea. Nüüd, kui need on lisatud meie kasvavale mõrvariistade kuhjale, tahan ma proovida midagi uut ja visata magneti nii sügavale järve kui võimalik. Minu mõte on, et mida ohtlikum on ese, seda sügavamale kurjategijad selle järve viskavad. Nii et kui ma saan magneti kõige sügavamasse kohta vees, siis seal võib olla midagi tõeliselt ägedat. Aga enne kui ma selle magneti viskan, olen ma tegelikult kogemustest õppinud. Issand, tubli. Mees, kui sa tahad magnetit väga kaugele visata, pead selle kõigepealt millegi külge kinnitama, et kogu kõis minema ei lendaks. Ma pean leidma, mis on selle kai peal kõige raskem asi, mille külge magnet kinnitada. Vabandust, see on nii ebaviisakas ja see pole isegi tõsi. Ma ei ole isegi nii suur, millest sa räägid. Nii et nüüd, kui magnet on kinnitatud millegi külge, mis polegi nii suur muide, viskame selle vette ja vaatame, mida leiame. Kas oleme valmis? Hästi, teeme ära. Sa poiss, see oleks mind peaaegu koos magnetiga tiiki tõmmanud. Vaata, kui napilt see oli. Kui ma oleksin selle veel umbes 2 jala võrra kaugemale visanud, oleksin tiiki kukkunud või mu püksid oleksid katki rebenenud. Kumbki variant pole eriti hea. Nüüd, kui magnet puhkab tiigi kõige sügavamas osas, saan selle sisse visata. On aeg see välja kerida ja vaadata, kas me leidsime mingit varandust. See on raske. See ei ole kinni jäänud, aga see on raske, mis on päris hea märk. Mul võib midagi otsas olla. See tuleb aeglaselt üles. Ma arvan, et ma näen seda. Mis see on? Issand, mis me just saime? Jumal küll, ma sain selle. Vaata ette. Kas see on vana inimese jalutuskepike? Täpselt see ongi. Ei, nad said miima kätte. Mis? Ma ei usu. Ma ei usu, et ma olen kunagi varem midagi sellist leidnud. See lõhnab nagu surm. See haiseb nii hullult. See lõhnab täpselt nii, nagu sa kujutaksid ette räpase nugadega täidetud tiigi põhjalõhna. Täpselt nii, kas keegi tegi kellegi miima maha või kellegi miima tegi kellegi maha ja nad viskasid selle tiiki. Mis on tõenäosus? Vanaema lihtsalt läks ja viskas selle tiiki. Et tõendeid hävitada, lisame selle kollektsiooni. Oi! Issand, kutid, see nuga lendas läbi õhu ja maandus ühte neist kai pragudest ning on nüüd kai all, nii et ma ei tea, kas ma suudan selle tagasi saada. Nii et hetkel on 1 nuga kai all ja mis puudutab teist, siis mul pole aimugi, kuhu see läks. See lendas kuhugi ära, pole õrna aimugi, kus see on. Praegu on meil alles ainult vanaema ja 1 nuga, nii et me peame leidude armu jälle kasvatama ja ainus viis seda teha on jätkata magneti loopimist. Kui ma viskan magnetit ikka ja jälle, ei teadnud ma veel, et kohe leian ühe kõige ägedama asja kogu päeva jooksul.
oleme umbes 10 viset teinud ja mulle meeldib see tunne. See on mõnusalt raske, mis on tavaliselt hea märk, et magneti küljes on midagi. Oh, mis see on? Meil on midagi toru külge haakunud. Oh jumal, kas see on mõõk? Ma arvan, et see on mõõk. Oota. Oh, toru tuleb ka kaasa. Ma võtan selle toru ka kaasa. Ei. Meil on see ikka veel, vend. See on mõõk. See on nagu päris mõõk. See on kõige ägedam asi, mida ma kunagi leidnud olen. See on hullumeelne. Alles eelmises videos leidsin oma esimese mõõga ja vaid kuu hiljem leidsin teise. See on uskumatult äge. Ja mis see on? Siin on nagu midagi veel küljes. Kas see on ehe või on see... jah, ma arvan, et see on ehe. Tule siia! Ma arvan, et ma rikun selle ehte ära, aga pole hullu. Ma ei saa seda isegi liigutada. See on kinnitatud. See on sõna otseses mõttes mõõga külge kinnitatud. Sellepärast ma ei saa seda ära võtta, nii et mõõg tuleb ära võtta. See lendas minema. Ma arvan, et see töötas. Täiesti uus mõõg, otse tapetiigist välja võetud. Lähme. Siin on ka hunnik odava välimusega ehteid. Arvan, et keegi sai röövitud. Nad said aru, et ehted on võltsid ja viskasid need tiiki, et tõendeid endaga kaasas ei oleks. See juhtub palju sagedamini, kui arvata võiks. Ma leian alati võltsehteid, tavaliselt röövide käigus. Tegelikult ma ei usu, et see mõõk oli ka relv. Ma arvan, et selle mõõgaga on täpselt sama lugu. See on nüri, see on nagu dekoratiivmõõk. Nii et ma arvan, et keegi varastas selle, arvates, et see on päris. Ja kui nad said aru, et see pole päris, siis selle asemel, et see endale jätta, viskasid nad selle tiiki, et sellest lahti saada. Aga mulle sobib see, sest see on minu jaoks tasuta mõõk, terav või mitte. Olgu, vaatame siis, mida veel leiame. Kui ma jätkasin magneti viskamist kailt, sai selgeks, et ma ei leia selles piirkonnas enam eriti midagi. Nii et ma otsustasin liikuda tiigi madalamasse ossa ja proovida seal õnne. Nüüd oleme just jõudnud tiigi teisele poole ja mul on siin tõesti suured lootused. Aga kui me kõndisime, märkasin ma lehtede peal midagi väga lahedat. Vaata seda. See on kuradima kirka, mis lihtsalt maas lebab. Ma arvan, et keegi tahtis selle vette visata ja pani mööda või äkki kukkus see neil kotist välja. Võib-olla oli neil mitu eset, mida nad plaanisid siia visata ja see lihtsalt ei jõudnud vette. Igatahes on see väga hirmus ja ülimalt kahtlane. Ma tegelikult lõpetan parem selle nätpimise ja hakkame magnetit viskama. Ma juba tean, et siin on midagi hullumeelset. Vaata ainult, kui tume ja hirmus see vesi on. Proovime ära. 1, 2, 3. Ma unustasin magneti kinni siduda. Õnneks olen ma viskamises väga halb, nii et kogu kõis ei kukkunud vette, aga järgmine kord pean selle kindlasti kinni siduma. Tundub, et see on millegi küljes. Tule siia. Vaata mullid. See on meie esimene vise ja ma arvan, et meil on juba midagi küljes. Ma mõtlen, vaata lihtsalt, kui palju mul üles tuleb. Tule siia! Issand! Meil on midagi küljes! Issand! See on kuulipilduja! Ei ole võimalik! Jumal küll, kutid, ma lausa... Värisen! See on nii paganama lahe! See tilgutab rõvedat vett mulle peale! Vaadake seda vett, mis välja tuleb! See on nii rõve! Issand, see on rõve. See ei saa olla tervislik, kui see nahale satub. Ma olen varem leidnud ainult ühe teise kuulipilduja ja see oli vaid mõned kuud tagasi ning siin on veel üks. Vähemalt ma arvan, et see on kuulipilduja. See näeb üsna kuulipildujalik välja. Ma ei tea relvadest eriti palju, aga see näeb välja nagu sõjaväerelv. Ma ei hakka sellega liiga palju mängima. Issand. Mul pole kahtlustki, et keegi pani selle asjaga toime mingi hullumeelse kuriteo ja viskas selle järve, et tõenditest labaneda. Ma mõtlen, et pole ühtegi teist põhjust, miks kuulipilduja siin olla võiks. Kas ma peaksin seda üldse puudutama? Kas ma peaksin selle politseile andma? Mida sa teed, kui leiad magnetpüügi käigus tiigist sõjaväelise kuulipilduja? Kas on mingi protokoll, mida ma peaksin järgima või leidsin ma endale lihtsalt eepilise uue seinaähte, mida seinale riputada? Võtame selle asja magneti küljest lahti ja issand, ärme suuna seda enda poole. Issand, see on lihtsalt kõige ägedam asi üldse. Ma mõtlen, ma ei tea, kuidas see saaks veel ägedam olla, kui leida midagi sellist. Kui keegi teab, mis tüüpi kuulipilduja või relv see on, andke mulle kommentaarides teada ja andke teada, kas sellel on mingit väärtust. Vau, see on hämmastav. Paneme selle kõrvale ja ärme jäta sellele enam sõrmejälgi. Ja ma tahan magneti uuesti vette visata ja vaadata, mis seal veel on. Issand, ma olen elevil. Nüüd teeme veel ühe viske ja vaatame, kas saame veel ühe kuulipilduja. Vau, see oli täiuslik vise, täpselt samasse kohta, kust kuulipilduja välja tuli, nii et loodetavasti on seal veel midagi. Ma ei tunne magnetil eriti vastupanu, nii et ma ei ole kindel, kas me midagi saime. Aga ausalt öeldes on mul olnud kordi, kus ma ei tundnud midagi ja leidsin midagi hullumeelset. Nii et ega kunagi ei tea. Mullid tulevad üles, meil on mullid, mis on alati hea märk, sest see tähendab, et miski laseb õhku välja või midagi liigub. See võib olla lihtsalt magnet, aga ausalt öeldes tahan ma väga teada saada. Saime midagi.
mis see on? Kas see on, kuidas seda sihikut nimetatakse? Sihik või nagu snaipri sihik? See näebki umbes selline välja. See näeb välja nagu relvasihik. See ja õngekonks. Ma arvan, seal lähebki sihik. Jah, ei, ma arvan, et täpselt see ongi. See on sihik. Või nagu see asi, mille kaudu sa relval sihid. Kui suur kokkusattumus, see on kuulipilduja küljest. Oota, ma ei näe kuskile seda kinnitada. Kas sa klõpsad selle külge või ma arvan, et sellel on kruvid külgedel? Sa lihtsalt keerad selle külge. Ma ei tea, kuidas see töötab. Kas see nii käib? Kas ma teen seda õigesti? Ma ei usu, et sa teed seda õigesti. Jah, ma arvan ka nii. Mul pole aimugi, kust see tuli. Noh, me oleme ainult 2 viset teinud ja meil on juba snaipri püpsi sihik ja kuulipilduja. Ma ütleks, et see koht on päris hea. Viskame veel korra ja vaatame, mida veel leiame. Oh jah, see oli see õige vise, just nii. Noh, tõmbame selle tagasi ja vaatame, kas me saime midagi ägedat. Oh, issand, kas ma sain midagi suurt või hakkan kohe hiiglaslikku palki välja tõmbama. Oh, vaatame, kas meil on midagi ägedat. Oh, see hakkab lahti tulema. Mulle ei meeldi seda tunda. Kuulge, issand. Oh, see on peaaegu kohal. Oh, meil on midagi. Ei ole võimalik, meil on midagi. Ma ei tea, mis see on. Oh, meil on 2 asja. Seal on käepõru või kell taga. Mis pagan? Lase minust lahti, köis. Mis pagan see on? Oh, see on nii lahe. Ma arvasin, et see on nagu meditsiiniline ID käepõru, aga ei, ma arvan, et see on lihtsalt tavaline hõbe käepõru. Oh, ma vist ei peaks seda oma randmele panema. Oh, see on nii rõve. Seal All võib olla mingi laip, kes seda kandis ja Magnet lihtsalt tõmbas selle temalt ära. Ma arvan, et see on okei. Sain endale tuttue käevõru ja tõmbasin üles ka. Mis iganes see ka poleks. Ma arvasin, et tean, mis see on. Aga lähemalt vaadates... Jah, ma olen segaduses. Teate, ma ei tea, mis pagan see on. Kas me saame selle lahti? Oh, tule siia. Okei, nüüd olen ma veel rohkem segaduses. See näeb välja nagu prillid. Oh, issand, mis see on? Oh, see nagu avaneb ja sulgub. See on tõesti lahe. Ma ei tea, mis see on. Kui kellelgi on aimu, mis pagan see asi on, andke mulle kommentaarides teada. Ma teen seekord midagi teistmoodi ja viskan selle nii kaugele kui võimalik, et näha, kas tiigi sügavas osas on midagi. Selleks peame hoogu võtma. Nii et 1, 2... Jaga see lendas päris kaugele, peaaegu tiigi keskpaigani. Kui me selle viskega midagi ei saanud, olen tõesti üllatunud. Vaata, mullid juba tõusevad pinnale. Ma ei tea, kas me tabasime midagi, aga see peab olema hea märk. Tule siia, okei, me saime selle liikuma. Mis iganes see ka poleks. Oh, vaata neid mulle, mis üles tulevad. Neid tuleb hullult palju. Ma arvan, et meil on midagi. Kuulge, ma arvan, et ma näen seda. Mul on mingi latt, see on siin, kohe tuleb välja. Okei, kutid, tõehetk, tulge siia. Meil on latt. Ei, see läks ära. Meil on golfikepp, see on äge. Vaadake seda. See on kõige rõvedam ja limasem golfikepp, mida ma kunagi näinud olen. Aga usu või mitte, golfikepid maksavad päris palju raha, nii et äkki saan selle eest $2. Igal juhul on see ikkagi lahe leid ja ma mõtlen, miks see nii kaugel tiigis oli. Kas keegi lihtsalt viskas selle juhuslikult tiiki või kasutati seda mõrvarelvana? Selle golfikepi käes hoidmine toob mulle tõesti mälestused tagasi. Ma ei tea, kas te teadsite seda, aga ma mängisin kunagi Floridas väga pikka aega professionaalset golfi ja olin selles väga hea. Okei, võib-olla olen natuke roostes, mulle ei meeldi seda öelda, aga ma pean selle vormi tagasi saama. Olgu. Tule, Magnet, too see golfikepp ära. Ohoo, ma arvan, et sain selle kätte. Ma tundsin, kuidas see millelegi külge haakus ja sa näed, kuidas mullid üles tulevad. Ma arvan, et sain selle kätte. Pole võimalik, et ei saanud. Tule nüüd see golfikepp ja mina, meil on pikk ajalugu, lausa 4 minutit tagasi. Ma ei tahaks seda kaotada. Nüüd läks järsku väga raskeks. Issand, mis toimub? Issand. Ma vaevu suudan seda liigutada. Tule siia, ma toon su tagasi. Tule nüüd, golfikepp. Issand, mis see on? Issand, see pole võimalik. See ei ole minu golfikepp. Sina ei ole golfikepp. Ma lihtsalt kaotasin. Mis sa õige oled? Ma viskasin Magneti sinna, kus arvasin, et kaotasin golfikepi ja tõmbasin selle tagasi, aga golfikepi asemel sain hoopis midagi muud. Ma sain kuidagi kätte mingi rüütlimõõga. Issand, ma olen kohe vette kukkumas. Te ei kujuta ettegi, kui raske see asi on. See kaalub umbes 9 kilo. Seda on nii raske käes hoida. Vaadake, kui roostes see asi on. Kes teab, kui kaua see seal all on olnud? Ja see asi on päris, sellel on tõeline terav serv. Ma peaaegu lõikasin end ära.
vaadake lihtsalt, kui hiiglaslik see asi on. Ma mõtlen, juba käepide on sama suur kui mu pea. Kuidas keegi üldse sellise asja siia kaotab? Ma tahaks teada selle asja lugu. Kuidas sattus hiiglaslik rüütlimõõk väikesesse tiiki? See on lihtsalt uskumatu. Olgu, proovime selle asja magneti küljest lahti saada ja vaatame seda lähemalt. Oh, tule siia, issand jumal kutid, see on ametlikult kõige ägedam asi, mille ma kunagi leidnud olen. Ma ei tea, kuidas on võimalik, et ma suudan selle üle trumbata. See on lihtsalt hullumeelne. Ma vaatan seda lähemalt. Ja siin on nagu nikerdused või kirjad selle mõõga osa peal, kuidas iganes seda nimetatakse. Siin on midagi kirjas. Castilla of Auroga, mees. Mida see üldse tähendab? Ja vaata neid kõiki lahedaid kirju või nikerdusi tera peal. See ulatub täiesti tera otsani välja, see on nii äge. Ma üritan olla väga ettevaatlik, et endale mitte sisse lõigata. See asi nii roostes, kui ta ka pole, on ikka väga terav. Ja kui ma ennast millegi nii roostes vastu lõikaksin, oleks see minu jaoks põhimõtteliselt kõik. GG mulle. Kas keegi teine tunneb ka, et tahaks printsessi päästa või olen see ainult mina? Ma armastan seda mõõka. Aga paneme nüüd magneti tagasi vette ja vaatame, kas ma saan oma golfikepi kätte, sest ma ikka tahan selle tagasi saada. Oota, golfikepp, ma tulen su järele. Võib-olla on see meil. Tule nüüd. Kas me saime golfikepi kätte? Mis? Jälle pole golfikepi? Kas me teeme nalja praegu? Täielik pettus. Olgu, Magnet, sa ei saa veest välja enne, kui me selle kepi tagasi saame. Selge. Haide number. Mitmes haide see on? 7. 7. haide. Ma ei usu, et sain golfikepi kätte. Kuulge, kas olete valmis seda nägema? Oh, mees, ma sain jälle relva. Teete nalja või? Mitu relva me täna leidnud oleme? Kas see on teine? See on 2 relva täpselt samast kohast. Ainult, et jah, see on võlts. Sellel on oranž ots, mis tähendab, et see on nagu BB-püss või õhupüss, aga ikkagi, see on AK-47. Vaata seda. Okei, vau, vesi läheb kuumaks. Ei, see on nii rõve. Kas salv tuleb välja? Kas ma saan selle välja võtta? Kuidas sa seda teed? Vaata seda. Me saime salve välja. Nii lihtne see oligi. Olgu. Võtame selle jama siit välja, paneme magneti tagasi vette ja loodetavasti leiame golfikepi üles. Ma ei hakka valetama. Ma ei usu, et see oli üldse seal, kuhu ma golfikepi viskasin. Ma panin ilmselt umbes 6 meetrit mööda. Aga see on okei, sest ma arvan, et mul on juba midagi küljes. Kuule, issand, mis iganes see on tohutu, see ei tule üles. Jah, ma ei tea, kas ma kuidagi sain golfikepi kätte, aga vaata neid mulle. Seal tuleb kindlasti midagi suurt üles. Issand. Ma arvan, et ma olen selle peaaegu üles saanud. Me kohe näeme, mis see on. Kas me saime golfikepi või saime veel ühe relva? Ma tegin nalja. Mida sa mõtled? Ma päriselt tegin nalja, vend. Kas sa oled tõsiselt või? Nii see ongi, tead. Kurjategijad armastavad seda kohta. See on 3 relva täpselt samast järve kohast. See on uskumatu. See on nagu snaipripüss või midagi sellist. Vaata seda. Kui keegi teab, mis relva ma just leidsin, andke kommentaaridest teada. Aga kaalu järgi otsustades arvan, et see on võlts. Ma ei usu, et see on päris kuulidega relv. Ma mõtlen, see asi on kerge. Tundub nagu mänguasi. See kaalub sõna otseses mõttes umbes pool kilo. Aga ikkagi, see on väga lahe ja ma olen kindel, et kurjategija suudaks sellega midagi teha, kui ta tõesti tahaks. Relvade hunnikusse see läheb. Pärast seda, kui ma olin magnetit veel 10 kordi vette visanud, hakkasin lootust kaotama, et ma üldse kunagi selle golfikepi leian. Ma olin peaaegu alla andmas. Kuni ma haakisin päeva kõige raskema eseme külge. Midagi nii rasket, et selle välja tõmbamiseks oleks mul vaja olnud lausa koletist. Mehed, see on hullumeelne! Ma tõmbasin magnetit tagasi ja vahetult enne, kui see veest välja tuli, haakis see millegi tohutu külge. Mis iganes see ka poleks, see on vaid paari jala sügavusel ja sa näed tegelikult, kuidas mullid üles tulevad, aga see ei liigu üldse. Issand, see võib olla kõige raskem asi, mida ma olen kunagi oma magnetiga välja üritanud tõmmata. Tule siia, mees, see on tegelikult hullumeelne. Ma ei saa seda üldse liigutada, ma proovin nüüd korralikult tõmmata ja vaatan, kas sa saan selle lihtsalt veest välja rebida. Võib-olla on see mingi palgi küljes kinni või midagi sellist. Proovime selle välja rebida. Olgu, valmis! 1, 2, 3! Ma arvan, et mul on üks idee. Ma tulen kohe tagasi. Kuhu ta läks? Kust sa selle said? Ma leidsin selle tagant. Mingi idioot jättis oma võtmed autosse. Nüüd, kui meil on elukas, kes selle välja tõmbab, ühendame selle külge ja vaatame, mis magneti otsas on. Kõik, mis me tegema peame, on see kinnitada. Kõik, mis me tegema peame, on see ümber keerata. Jah, keera ümber ja siis lihtsalt kinnita ära. Jah, see asi ei liigu kuhugi. Proovime ära ja vaatame, mis meil on.
olgu, võtame rahulikult ja aeglaselt. Tagurda nüüd. Kas ma sain selle kätte? Kas see tuleb välja? Kas me saime selle kätte? Juba? Ma ei näe midagi. Auto on liiga suur. Ma arvan, et me saime selle välja, aga nüüd tuleb tõehetk. Mis asi oli nii suur, et ma ei suutnud seda isegi üles tõsta? Ma arvan, et me ei saanud seda päris lõpuni välja. Oota, las ma vaatan, kas see on ikka veel küljes. See on siin. Mis iganes see ka poleks, see on siin. Ma arvan, et ma näen seda. See on nagu must kast. Ma kindlasti ei tõmmanud seda piisavalt välja. Oota. Ma lihtsalt lähen vette ja me tõstame selle asja välja ning vaatame, mis see on. Issand, vesi on nii külm. Miks? Issand, see on nii sügav. Pole ime, et ma ei saanud seda kätte. Siin on nagu otse vertikaalne langus. Issand, sajab nagu oavarrest. Vihm, aga tead mis? Vihma või päikesega me saame teada, mis see on. Ma tunnen seda, see on hiiglaslik. Okei, sain kätte. See on kindlasti kast. Tõstame selle üles. See on nii raske. Sain kätte. Sain kätte. Issand, see on nii raske. See on limane. Mis iganes seega poleks, see on seal all juba mõnda aega olnud. Issand, kutid, see on pagana seif. Pole võimalik. See on teine seif, mille ma olen kunagi leidnud. Ja ma arvan, et see on... Jah, see on ikka veel korralikult lukus. Ausalt öeldes pole see isegi eriti roostes. Ma ei usu, et see on seal all väga kaua olnud. See on äsja ära visatud seif. Keegi võttis selle seifi hiljuti, ilmselt varastas selle mõnest majast ja viskas selle vette. Sest ma ei tea, kas nad ei suutnud seda avada või äkki nad juba avasid selle ja võtsid kõik välja. Kes teab? Tule nüüd. See on nii raske. Issand, see asi kaalub umbes 45 kilo. Vaadake, kui räpane vesi sealt välja voolab. See on nii rõve. Huvitav, mis siin sees on? Loodan, et siin pole midagi elusat. See on nii vastik. Ausalt öeldes olen ma põnevil, et näha, mis siin sees on, aga teisest küljest ei ole ma eriti põnevil, sest ma tean, et see saab olema rõve. Kas see asi on üldse lukus? Kas ma saan selle lihtsalt lahti teha? Ei, see on täiesti kinni jäänud. Ma ei tea, kas hammasrattad on lihtsalt roostes kinni või on see lukus või äkki mõlemat, aga jah, ma ei saa seda kuidagi avada. Mis te arvate, mis selles salapärases seifis sees on? Jätke oma arvamused allpool kommentaaridesse ja vaatame, kes pihta saab. Minu arvamus on, et seal pole midagi. Ausalt, mis on tõenäosus, et keegi viskas ära seifi, mis on raha või millegi muuga täidetud? Aga ilmselt on ainult üks viis teada saada. Me peame selle asja lahti murdma. Ja õnneks oleme täna leidnud hulga lahedaid tööriistu, mis aitavad meil seda teha. Tee lahti. Kas ma sain selle lahti? Ei saanud. Me peame proovima midagi suuremat. Võib-olla seda siin, sest see on natuke raskem. See võib selle katki teha. Ava. Ma arvan, et me liigume edasi, see hakkab katki minema. Ma tegin kindlasti klahvistikule siin natuke kahju. Ma ei saa seda enam eriti keerata. Ma arvan, et me liigume hästi edasi. Võib-olla saame selle asja kohe lahti. Tule juba. Ma arvan, et me just murdsime luku lahti. Vaatame. Hei. See on ikka täiesti kinni. Küll aga lõhkusime me klahvistiku ära. Issand, ma ei saa seda ära. Me lõhkusime klahvistiku küljest ära, aga kahjuks ei ole me seifi avamisele sugugi lähemale jõudnud. See asi on tõesti vastupidav, aga õnneks on mul veel üks trikk varrukas. Vanaema! Tule nüüd, tee lahti! Samu meie! Ma arvan, et meil hakkab õnnestuma. Ma olen tiigis. Ma ei tea, miks ma sellele varem ei tulnud. Meil on ju kirka olemas. Arvan, et sellepärast siis. Mulle tundub, et vanaema ei tunne end eriti hästi, aga õnneks arvan ma ka, et me oleme peaaegu seifi sisse saanud. Ossumu meie. Me saame selle kätte. Me teeme kindlasti head edusamme. Vaata, see hakkab juba sissepoole murduma. Vaata, kui roostes see on. Issand, ma ei jõua ära oodata, et näha, mis siin sees on. Vanaema, pea vastu. Ainult mõned löögid veel. Ma arvan, et meil õnnestus, kutid. Ma arvan, et ma näen relva. See on sissepoole vajunud ja vaata just sinna. Ütle mulle, et see ei ole relv, mis sealt välja paistab. See on kindlasti relv. Selles pole kahtlustki. Aga ma ikka ei saa sinna sisse. Uks on ees. Ei, tule nüüd. Me oleme nii lähedal. Saime kätte. Vaadake seda, kutid. Siin on kindlasti relv sees. Vaadake seda. Jumal küll. Vaatame, kas me saame selle välja tõmmata. See on lihtsalt üks. See on lihtsalt katki läinud käepide, ma arvan. Ülejäänu on ikka veel siin sees. Tõehetk. Issand, kutid, ma just leidsin relva seifist ohtliku tiigi põhjas. See on lahe. Ma ei tea, kas see asi on päris, aga see on kindlasti tohutu. See on umbes sama suur kui mu nägu. See on nii hirmutav. Paneme selle kohe siia alla ja ei jäta sellele rohkem sõrmejälgi ning vaatame, mis veel seifis on. Olgu, see uks on nüüd eest ära, vaatame edasi, mis sees on. Meil on siin riiul, ma arvan, või uksest pärit metallitükk.
Oh, see on tükk uksest. Mis see on? See on nagu limane mustusega kaetud nahk. See on midagi imelikku, ma lõpetan selle katsumise. Mis meil veel on? Mingi purk millegagi. Vana rätik rõve! Issand, miks ma endale nii teen? Kas see on kuul? Ma arvan, et see ongi kuul. Vaata seda! See on nagu vintpüssi kuul. See on väga hirmus. Ma ei kavatse seda eriti puudutada. See võib plahvatada. Ma tunnen meil. Meil on veel kuule. Ma arvan, jah, need on veel kuulid. Veel üks kuul ja siis on siin seifis 3. kuul. Ma olen nii hirmul, teate, ma ei taha, et need mu käest plahvataksid. Nii et me paneme need edasi maha ja jätkame seifis paljaste kaitsvate kätega kaevamist. Ma arvan, et see on kõik. Ma ei näe midagi muud, kui just liivas pole mingit pisikest kraami, mida ma ei märka. Jah, ma ei näe enam midagi. Ma arvan, et see on kõik. Meil on revolver, pöörlevad rumliga püstol ja meil on 4 vintpüssi padrunit, mis minu arvates pole lastud, nii et need on nagu snaipripüssi padrunid. Issand, see on kindlasti kõige ägedam kraam, mida ma kunagi seifist leidnud olen. Tänane päev oli kindlasti hullumeelne seiklus, täis kõige pöörasemaid ja ohtlikumaid relvi, mida me sellel kanalil kunagi leidnud oleme. Anna kommentaarides teada, milline leid oli sinu lemmik. Ja kui sa tahad, et ma tuleksin tagasi kõige ohtlikuma tiigi juurde, kus ma kunagi magnetiga olen kalastanud, siis ära unusta panna laiki ja tellida kanalit ning näeme juba järgmises videos.